kohalviibijad. Eesti vabaduse eest langenud sõjameeste auks vaikuse seisame. Tänan. Head sõbrad, tuttavad, kamraadid ja teised kohalviibijad, kes on täna võtnud südameasjaks siia Ida-Eesti ajaloolisesse paika tulla. Ma tänan teid ning minu lugupidamine. Kordan ikka oma sissejuhatust varasematest kordadest, et esivanemate austamine on auasi. Mikrofon ette. Ning iga endast lugupidava rahva kohustus. Sinimäed, meie rahva üks kangelaspaiku, kus meie parimad pojad endast 82 aastat tagasi igavese jälje maha jätsid. Meie termopüülid, nagu rahvasuus ikka kuuleb. Need kangelased, kes siin tookord võitlesid, on tänaseks paraku pea täielikult lahkunud parematele jahimeadele. Kuid nende igavikulisus on paljuski just meie nooremate põlvkondade teha. Sest nagu öeldakse, elab inimene seni, kuni teda mälestatakse. Mõned nädalad tagasi, osaledes suvesõja alguspäevil toimunud Liivamäe lahingu 85. aastapäeval, olin tunnistajaks ka sealsele näidislahingule, nähes neid eelkõige noori poisse kehastamas tollaegseid võitlejaid. Paljuski lihtsas riietuses, käes need relvad, mida oli saada. Üritasin ette kujutada, et tegemist on päris lahinguga. Hirmust üle saades lahingusse tuiskavad mehed, kes on jätnud kodus oma perega hüvasti, teades, et nad ei pruugi naasta. Noor poiss, kodutalust kaasa võetud Eesti lipp ühes ning püstol teises käes, jookseb metsast lahingusse. Käes oma isa kaitseväe vorm, seljas oma isa kaitseväe vorm. Isa, kes punaste poolt küüditatud või mõrvatud. Üksus ülem, kes lahingu lõppedes kummardab oma võitleja kohal, asetades kätte mõlale ning märgates, et on võitluses andnud kõige kallima, paneb käed tema rinnal risti ning asetab tema relva tema kõrvale. Puhka rahus, mu vennas, ütleb ta vaikselt. Vaikselt, aga sügavalt jõudis see kõik hinge. Rinnus läks hetkeks kitsaks ning paratamatult läks silm ka märjaks. Need olid meie esisad. Mida Nõukogude võim oli selle vähese aja jooksul Eesti rahvale teinud, jättis sügava haava meie eestlaste hinge. Seetõttu ei kõhelnud eestlased ka vastata üldmobilisatsiooni kutsele jaanuaris 1944. Kodumaa nõudis taaskord vastupanu ning vägevaim vastupanu osutati just siin. Sinimägede lahingus oli vastamisi ligi 22 000 kaitsjat ülekaaluka 136 000 punaarmeelase vastu. Meie kaitsjate ridades olid lisaks eestlastele ka sakslased, austerlased, soomlased, rootslased, norrakad, taanlased, hollandlased, flaamid ja valloonid. Tornimägi, Grenaderimägi ja Lastekodumägi, mida vaenlane üritas korduvalt vallutada, mõnel korral edukalt, vallutati sellegi poolest ka koheselt tagasi. Nagu veteranide ritter seatud sõnad pataljon Narva ajaloo kogumikes ütlevad, sai vaenlane siin kõige tugevamalt tunda Eesti meeste relvade raskust ning nägi, kui kallist hinda tuleb maksta selle maa vallutajatel iga jalatäie eest. Lahingus üles näidatud vapruse ning juhtimise eest Sinimägedel autasustati mitmete teiste hulgas kapten Paul Maitlat 4. eestlasena raudristi rüütleristiga ning vanemleitnant Ando Ruusi
ainsa eestlasena Saksa Ristiga kullas. Tagantjärgi autasustati ka kapten Oskar Ruuti ainsa eestlasena maaväe aulehega, kes langes siin lahingutes pärast 3. vaenlase tanki hävitamist 4. kätte jäädes. Üheskoos saavutati tõrjevõit. 11 Nõukogude diviisi ja 2 brigaadi oli hävitatud ning Sinimäed jäid valutamata. Mõistagi tuli see võit meie rahva jaoks suure hinnaga. Langes ligi 2500 meest ning kordades rohkem sai haavata või jäi kadunuks. Kuid mälestus nende meeste kangelaslikkusest ning kartmatusest ülekaaluka vaenlase ees püsib meie rahva mälus sellest ajast saadik, läbi lugude, kirjanduse ning taoliste ürituste, nagu meil täna siin. Hoiame ja mäletame seda ka edaspidi, seda, mis on meile niivõrd püha. Oma sissejuhatava kõne lõpetuseks loen teile meelde tuletuseks ette Friedrich Kuulpaarsi tuntud laulu read viimasest salmist. Eestimaa, su mehe meel, pole mitte surnud veel. Peab surm ka rohket lõikust suure sõjakäraga truuks jääma Isamaale Viimse mere pilgani. Olgu need read meile alati saatjaks siin maisel teekonnal nii, nagu need saatsid tookord meie esisasi ning nende isasi enne neid. Ma tänan, elagu Eesti! Head kohalviibijad, palume sissejuhatavaks kõneks Riigikogu aseesimehe Arvo Alleri. Aitäh sõna andmast. Tervitan teid kõiki kohale tulnuid Riigikogu poolt ja ka Riigikogu juhatuse liikmeid. Rõõm on näha, et iga-aastaselt inimesi leiab rohkem teed Sinimägedele. Sinimägede tähtsus aastatega aina tugevamalt saab inimestele teatavaks, et 44. aasta lahingud olid Eesti vabaduses olulised. Kahjuks siin langesid paljud meie lähedased, esiisad, vana-vanaisad. Et Sinimäed on Eesti riiklikus ja ka edasises arengus üks olulisemaid märke ja selle tähtsust
me alles hakkame tunnetama. Et 82 aastat tagasi nendes olulistes lahingutes, mis andis võimaluse paljudel ka põgeneda ja anda aega põgenemiseks ette valmistada, on märgilised. Et nende austust ja kangeduslikkust tuleb meenutada, tuleb teada ja see on meie kui Eesti rahvuse ülesanne. Tänan teid siia tulemast ja Eesti eest! Järgmine kõneleja on endine Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Head kaasmaalased, dear friends from Estonia, buenos amigos de España. Me oleme tulnud siia, et mälestada ja mõtiskleda minevikust, olevikust, aga veelgi enam tulevikust. See siin on lahinguväli. Oli, on ja jääb. Siin igal ruutmillimeetril sellel Eestimaa pinnal on nii verd, higi. Siin on inimlikke tundeid, viha, vihkamist, kirge, hirmu. Aga siin on ka midagi muud. Ja just mitte viha ega vihkamise pärast ei tulnud need mehed siia lahinguväljale sõdima. Nad tulid hoopis teise, väga inimliku tunde mõjul. Ja see tunne oli armastus. Armastus oma emade, isade, vendade, õdede, laste, sõprade. Armastus isamaa vastu oli see, mis neid siia tõi. Et tõrjuda seda kurja, mis sealt alt ülesse rühkis. Ja nad seisid. Neist ei murtudki läbi. Neid ei ole enam. Aga nende pärand on alles. Paraku tihti juhtub niimoodi, et pärijad ei saa aru pärandist. Alles hiljem, kui ei ole võimalik tänada, selle pärandi eest saame me aru sellest väärtusest. Aga eks see on meie koorem ja meie kohus seda pärandit nüüd hoida ja veelgi tähtsam on selle pärandi edasiandmine. Sest see on meie maa. See on meie rahvus. See on meie ise olemine, mille eest nemad seisid. Selle pärandi nimi on tegelikult rahvusriik. Ja rahvusriik on see, millest me kinni peame hoidma. Väikese rahvana ei olegi meil teist võimalust ellu jääda. Sellest tuleb kinni hoida. Sellest tuleb kui põhiväärtusest hinnata nende meeste ja naiste, kes teise maailmasõja kaitselahingutes just seda väärtust hoidsid. Seetõttu ongi see sama maapind, see lahinguväli, ka tänane lahinguväli. Et siia lippude alla tuleksid nooremad, järjest nooremad, põlvkond põlvkonna järgi, et me saaksime lõpuks aru, mis asi on tõeline väärtus ja mis on mööduv nähtus. Eesti keel, meie emakeel, on see keel, mida ka siin kasutati. Nii et see on meie ühine kohus hoida
ja edendada sedasama pärandit, mida nad meile jätsid. Ja ma olen enda jaoks põlise virulasena välja mõelnud ja kordan aina üle ja üle sedasama Viru vannet. Sest meie värvid on sinine, must ja valge. Ja minu Viru vanne on: sinise eest seisame, musta eest murrame, valge eest võitleme. Eesti eest surmani. Aitäh, härra Kiilile. Järgmisena palume Eesti Memento Liit ja Arnold Aljaste. Austatud mälestushetkest osavõtjad. Täna me katame selle lahinguvälja lilledega nende sõdurite mälestuseks, kes siin otsa said. Aga me tahame öelda, Eesti sõdur, me oleme sinu üle uhked. Me oleme uhked, me oleme tänulikud. See võitlus ei olnud asjata. 90ndate alguses või isegi 80ndate lõpus me ennast salgavalt laulsime. Aga me ei teagi täna, kui suur oli surve väljast Vene riigile, et me vabaks saime. Siin on igaühe osa ja väga suur osa on Eesti sõduril, kes laskis väga paljudel inimestel lahkuda, kes hoidsid meie riigi järjepidevust. Täna meenutame sõjamehi, meenutame metsavendi, meenutame ka hilisemaid vabadusvõitlejaid ja kõiki neid, kes Eestimaad on hoidnud. Aitäh selle ürituse korraldajatele ja osavõtjatele. Suur aitäh teile. Eesti eest surmani. Ja lisaks vaenlase surmani. Järgmine sõnavõtt on Rinno Süvari Jõgemaa vabadusvõitlejate ühendusest. Lugupeetavad daamid ja härrad, kallid kaasteelised ja kaasvõitlejad siin ja Eestimaa kodudes. On suur au tuua teile kõigile tervitusi Jõgevamaalt, Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühenduse poolt. Me oleme taas kogunenud siia, et tähistada Sinimägede lahingute 82. aastapäeva. Ja tänasesse päeva sobib väga hästi Virve Osila kirjutatud luuletus Sinimäed. Siin suvepäike sooja valgust kallab. Ta kiired on kui hellad ema käed. Maa mälestuste salalaekast paotab. On püha altar siin me Sinimäed. Tuul kõrgendikul puhub leinapilli. See puudutab me hinge taga maid. Maa õitsetab siin rohtralt leinalilli. Neil õitest nõrgub leinapisaraid. Siin murukamar varjab verd ja valu. Tuum tõsine on kauge metsaviir. Siit ammu juba taganenud talud ja Sinimäest sai elu-surma piir. Kus Eesti mehed vapralt, meelekindlalt
veel viimse jõuga hoidsid Eesti maad. Kas mõistame me ja nende surma hinda või teavad seda need, kes elavad? Au langenule pühas Eesti mullas jääb ajas kestma nende vapper vaim ja tänu neil, kes siia suutsid tulla, kus nende noorus surmahoobi sai. Siin seisame ja selgelt tunnetame, on hindamatu elus iga päev ja lootusest ning leenas aru saame, mis tähendavad meile Sinimäed. Mis tähendavad meile Sinimäed. Oleme siin, et mäletada ja mälestada. Me mäletame Sinimägede lahinguid kui kõige raskemaid, kõige verisemaid, kui ka kõige kangelaslikumaid lahinguid, mida iial on peetud Eestimaa pinnal. Ja mälestada neid Eesti, Saksa, Taani, Norra, Hollandi, Flaami, Soome ja Rootsi sõdureid, kes võitlesid siin ning langesid siin õlg õla kõrval olles Sinimäel. Me võitlesime tookord oma liitlase Saksa ühtse juhtimise all. Nende samade sõduritega oleme ka täna, 82 aastat hiljem, liitlased. See, mis siin toimus, oli üliinimlik. Meie tookordne juht, Saksa SS 3. korpuse ülem kindral Felix Steiner hindas meie ja vastase elavjõu suhet oma kahjuks 3-12. Me võitlesime oma liitlastega oma maa, kodu ja pere vabaduse eest. Siin, Sinimägedes. Pataljonid sulasid kompaniideks, kompaniid rühmadeks, rühmad jagudeks, jaod paarimehelisteks. Kuid me pidasime vastu, sest meiega oli õigus ja õiglus ja me teadsime, mille eest me võitleme. See oli vabadussõja vaim. Tahe olla vaba, omas riigis olla peremees ja kui vaja, ka võidelda selle eest relvaga. Eelmisel aastal, 12. juuni 2025, lahkus meie seast viimane Eesti sõdur, kes oli võidelnud suvesõjas 1941 ja kes oli võidelnud ka kuulsas 5. SS tankidiviisis Viiking ning pataljon Narvas. Selleks meheks oli SS oberjunker Ilmar Mõttus. Ilmar Mõttus paar nädalat enne surma ütles mulle oma intervjuus järgmised sõnad. Ma tsiteerin. On üks mõiste, vabadussõja vaim. Ma ei soovi Eesti rahvale muud, kui et kui teile see vabadussõja vaim võõras on, siis uurige, mis see on. Ta ei ole midagi abstraktset nagu Tartu vaim, vaid ta on väga konkreetne. Vabadus riigile ja rahvale ja au emakeelele ja kui vaja, tuleb selle eest võidelda. Soovin, et iga kasvav noor seda vaimu otsiks ja järgiks, kaitseks vabadust ja kodumaad, eesti keelt ja kultuuri. Need sõnad on meile kõigile testamendiks läbi viimase pataljon Narva võitleja Ilmar Mõttuse öeldu, kes esindas ka oma kaasvõitlejaid, olles nende seas viimane. Vabadussõja vaim ja Sinimägede vaim on üks ühine lahutamatu terviklik mõiste, mida me kõik peame järgima, kui me soovime olla vabad oma Eestimaal ka tulevikus. Viimane Eesti peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots ütles oma raadiokõnes 1944 Eesti rahvale muu hulgas. Meil, eestlastel, kuulub seega õigus otsustada,
missugusel viisil ja kellega koos meie enesekaitse on efektiivsem. Igal enesekaitsel on siht, milleks seda teostatakse. Meie tõendame avalikult ja otsekoheselt kogu maailmale, et meie, eestlased, kaitseme oma rahva olemasolu, oma põlist eluruumi ja oma rahva vabadust. Vabadussõda jätkub praegu, küll erinevamates ja keerulisemates ajaloolistes tingimustes kui eelmine. Mitte orjade kari, mitte palgasõdurid, vaid väike, kaine, põhjamaine rahvas võitleb praegu oma eluruumi, oma vabaduse eest. On raske laim ja solvamine, kui keegi mõtleb või ütleb teisiti. Õigel teel on kogu Eesti rahva olemise kaitsel need Eesti mehed, kes relvaga käes võitlevad praegu ja edaspidi. Nendest sõltub kogu Eesti rahva olevik ja tulevik. Õnne neile ja nende ettevõtmisele. Au ja kummardus neile, kes oma elu või tervise on jätnud Eesti eest. Samuti au ja kummardus nende omastele. Valatud veri on lunastuse hind kogu meie rahva eest ja kõige selle eest, mis meie rahvale kallis. Seda peab teadma kogu meie rahvas ja vastavalt ka talitama. Jäägu need kuldsed sõnad meile ajast aega igavesti meelde. Aitäh kuulamast. Hoiame ühte, sest meid on nii vähe. Ja kaitseme Eestit. Minu au ja kohustus Eestile surmani truu. Tänud teile. Järgmisena kutsume siia kindralmajor Riho Ühtegi. Ei ole olemas surmat ka au, kui anda oma elu kaaslaste eest. Need sõnad on võetud piiblist, aga need ilmestavad täpselt seda, mis siin nendel küngastel 1944. aastal toimus. Ja kaaslasteks ei olnud ainult sõdurid, kes olid paremal ja vasakul, vaid Eesti rahvas, keda ootas ees pikk pimedusaeg Nõukogude okupatsioonina. Iga rahva oluliseks komponendiks on keel, kultuur, aga ka mälu. See, et me siin mäletame seda, neid kangelasi, kes meie eest on oma elud andnud, on osa meie rahvuslikust mälust. Mul on kahju täna siin näha nii vähe noori. Eesti taasiseseisvumisest on möödas 35 aastat ja mul on kohati tunne, et me hakkame kaotama orientiiri. Hakkame kaotama suunda, kuhu me oleme tahtnud oma vabadusega ja riigiga minna. Meie aeg saab ükskord ümber ja meie noored peavad seda edasi viima. Ja kui nemad ei õpi aru saama ajaloost ja austama neid väärtusi, mille eest nende vanaisad, vanavanaisad, vanavanaisad on oma elu andnud ja elanud, aga ka vanavanemad loomulikult, siis kaobki see orientiir ära. Ma soovin, et järgmistel aastatel oleks siin rohkem nooremat generatsiooni. Nad saaksid ka aru, mille eest on siin verd valatud. Ilma ajaloota ei ole ka tulevikku.
Mul ei olnud täna plaanis siin sõna võtta ja väga palju õnneks ütlesid ära siin eelnevad inimesed, kes rääkisid. Nii et ma tervitan teid kõiki. Nagu te näete, on ka ilm täna ilus. Nii et kõik need komponendid kokku soosivad seda üritust siin. Eesti eest surmani! Suured tänud. Rohkem registreeritud sõnavõtte meil ei olnud ja viimase sõnavõtu teeb Eesti Leegioni Sõprade klubi esindaja Taimo Heinberg. Auväärt kõrgema võimu kandja, hea Eesti rahvas siin mäel ja oma kodudes. Austatud Riigikogu aseesimees, head Riigikogu liikmed, austatud kindralid, ohvitserid, kõrgemad sõjaväelased, reservohvitserid, naiskodukaitsjad, kodutütred, kaitseliitlased, head väliskülalised. 82 aastat tagasi lõid Eesti rahvas siin puruks Nõukogude okupandid. Seda mäge ei suutnud nad kunagi vallutada lõplikult. Kuigi nad tungisid siia ülemistesse kaevikute liinidesse, vabastas Paul Maikla need liinid 29. juulil 1944. aastal. Nad üritasid veel kordasid siin kehtestada Nõukogude võimu, aga see ei läinud neil läbi. Eesti sõjamehed näitasid neile koha kätte. Meil oli 1944. aastal Eestis 2 diviisi, 20 relvagrenaderide diviis ja 300 eriotstarbeline diviis. Viimase moodustasid 2., 3., 4. ja 5. piirikaitserügement. Algul loodi ka 1. piirikaitserügement ja hiljem ka 6. ja need olid Saksa diviisile täienduseks. Nii et meil jäi 2 piirikaitserügementi veel ülegi, üle 2 diviisi. Nende jõududega me võitlesime Nõukogude orjastajate vastu ja muidugi kandsime me ka ränki kaotusi. Aga ilma kaotusteta ei tule kunagi ka võitu. Võit Eesti rahva jaoks tuli ühel päeval niikuinii. Aitäh, tahan ma öelda täna Eesti Leegioni Sõprade klubi ja enda nimel 6 Eesti Leegioni sõjamehele, kes tänasel päeval oma kodudes on meie keskel. Nendest 5 elab Eestimaal ja 1 välismaal. Nii et viimased mehed on ka tänasel päeval meie keskel. Aitäh teile, auväärt sõjamehed, et te ei unustanud vannet vabale Eestile ja võitlesite 1944. aastal vapralt oma maa ja rahva vabaduse eest. Sellel aastal möödub 85 aastat suvesõjast. 1941. aastal asus Eesti rahvas enne Saksa vägede tulekut Lõuna-Eestis vabastama Eesti territooriumit Stalini bolševistlikest vereimejatest. Nii oli Pärnumaal mitmetes valdades, sealhulgas ka 3. juulil 1941. aastal Tali vallamajal Eesti Vabariigi sinimustvalge lipp, kui sinna saabusid Lätist tulnud Saksa sõjaväeüksused. Nii et sakslased ei tulnud mitte Nõukogude maalt okupeeritud territooriumile, vaid tulid territooriumile, mis oli Eesti partisanide, õigemini tuleks kasutada ajalootermin sisside kontrolli all. Praegusel hetkel käisid juba lahingud peaaegu Kesk-Eestis 85 aastat tagasi. Sadu vallamajasid sai vabastatud. Ja kui me mõtleme sellele ajale 85 aastat tagasi, siis peame me au andma vähemalt 35 mehele. Need 35 meest suvesõjas 85 aastat tagasi olid vääristatud võitluses 1918-20 Vabaduse ristiga. Nad olid Vabaduse risti kavalerid. Mitte kõiki ei suutnud Nõukogude okupandid Siberi vangilaagrisse 41. aasta 14. juunil küüditada, vaid nad said varjuda
ja asuda võitlema oma maa ja rahva vabaduse eest. Need sangarid, kes lahingus langesid, jäävad igavesti meie au ja uhkuse osaliseks, sest nad ohverdasid ära kõige kallima oma elu vaba Eesti eest. Paraku peab ka tõdema seda, et kahjuks 1994. aastal 31. augustil, kui eestlaste jaoks lõppes Teine maailmasõda, ei ole meie poliitikud Riigikogus suutnud ametlikult teha selgeks, mis kuupäeval siis Teine maailmasõda lõppes. Meil ikka kalendrid valetavad, et see lõppes 8. mail, venelased arvavad, et 9. Aga tegelikult Teine maailmasõda lõppes Eestis 31. augustil 1994. aastal, kui toonane peaminister Mart Laar ei öelnud neile head aega, ütles neile vist prešai. Me ei oota teid tagasi. Me ei oota teid tagasi, aga paraku siia jäänud 5. kolonni järelkäru käis eelmine aasta 2. novembri hingedepäeva järel siin mäel rüüstamas ja lagastamas ning neid sambaid puruks murdmas ja oma punase verega, vantide punase verega kokku määrimas. Sellepärast oleme me täna ka mõelnud sellele, et me oleme kauem siin mäe peal, et me ei jookse siit ära, vaid ka me võtame sõdurilõunat nende kangelaste mälestuseks, kes siin 44. aastal või 41. aastal 85 aastat tagasi oma vere Eestimaa eest andsid. Ja ütleme veel kord tänusõnad nendele 6 mehele, kes täna on meie keskel. Au ja kuulsus teile, auväärt veteranid. Aitäh kogu südamest. Elagu vaba Eesti. Elagu Eesti Vabariik. Ja ma ütlen veel kord, praegu, kui ma siin kõnelen, käib Ukrainas sõda. Euroopas on jälle sõda. Selle sama vaenlasega, kelle meie siin puruks lõime. Lõime puruks, kuigi me ei saavutanud võitu, saavutasime me siin mäel tõrjevõidu. See oli Eesti rahva tõrjevõit. Ja ka ukrainlased saavutasid selle tõrjevõidu, kui nad hävitasid kiilu, mis tuli Valgevenest Kiievi peale. Nii et elagu ka Ukraina sangarid. Me oleme nendega. Me oleme Eesti rahva üle uhked, et meil on sellised sõjamehed, kes on oma elu andnud vaba Eesti eest. Aitäh teile enda ja Eesti Leegioni sõprade klubi nimel. Kogu südamest. Elagu vaba Eesti! Ja Eesti Memento-liit. Kaitseilu Avinurme malevkond. Eesti Leegioni Virumaa veteranide ühendus.
Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühendus. Harju Kaitseliit. Admiral Pika relvavägede ühendus ja Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus. Sinna selle sakslaste juurde. Alutaguse maleva Jõhvi malevkond. Alutaguse maleva Lüganuse malevkond. Järva maleva Jüri malevkond. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Kaitseliidu Viru malev. Järgmisena Põlvamaa Vabadusvõitlejate Ühendus. Sõjameeste Pärnu ühendus.
Kaitseliit. EKRE, Rae ja Raasiku osakond. EKRE Rakvere osakond, palun. Eesti Veegani Sõprade Klubi Pärjat ka palun. Ja nüüd palun teil kõigil külalised, kohalolijad, enda mälestuskiimud ja küünlad asetada. Palun.
järgi on sammub ja kindel on ta rüht. Ees laiub võitlusrindel raske tee. Teil rinnas põles vabaduse kiht, kui tõotust andis iga Eesti mees. Ei kurjus heidutanud teid halli taeva all, kui tuiskas kuul ja vaenlane on raal. Te seisite seal kindlal vahipostil ja lootus helendama jäi kui kauge kuu. Las aeg ja aastad kannavad meid edasi, kuid meeles püsib see, mis tehtud sai. Te ohverdust ei unusta me iialgi, te vaim rahva südames veel elab edasi. Kui ükskord uuesti teid vajame, siis kõlab jälle sarvehüüd. Kõigeväärne Jumal, ole kõigiga, kes on langenud Eesti nimel siin võideldes, aga ka nendega, kes veel siiralt usuvad, et õiglust on võimalik saavutada ja hoida. Ja seda kõike me palume Jeesuse enda õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Igavene rahu olgu langenud kangelastel ja igavene valgus paistku nende peale, kes seisid õigluse, au ja truuduse nimel siinsamas Grenadini mäel rasketes lahingutes, et Eestit vabana hoida. Puhake rahus, head kamraadid, ja olgu muld, mis teid katab, teile kerge, olenemata sellest, kus on teie viimne puhkepaik. Jumal on alati teiega. Aamen. Jumal. Meie võitlus nüüd sinimustvalge, aate kõrgusse näidatu tee. Lehmi sa õlga valge, seda südames õitsusele. Lipu värvine kolmkorne säära. Ega sa ainukesena ei taha?
suur tänu teile kõigile, kes tulite austama Eesti sõdurit, kes hoidis kinni vaenlast, et Eesti eestlastele hoida ja aitasid kaudselt ka hoida Eesti Vabariigi de jure paguluses. Need olid karmid ajad, aga vajalikud, et jääda rahvusena püsima. Ükski sõdur ei saa aga hakkama ilma söögita, ilma supita. Ja ei tollel ajal ega ka praegu. Nii et ma kutsun teid kõiki nüüd ühisele sõdurisupile seal all mäe all, et siis juba ühtse perena meenutada, suhelda ja mälestada sõnadega ja söömisega seda sõdurit. Elagu Eesti sõdur, elagu kangelased, kes kaitsesid Eestimaa. Viimase loona kõlab täna esmaesitusena Mehis Kärbo lugu Uhke on olla eestlane. Mul on tõesti olla uhke eestlane koos teile. Aitäh! Mul uhke on olla eestlane, mis siis, et meid on vähe veel. Me ikkagi paistame kaugele, täp kaardil Eestist suureneb. Eestlane olla on uhke ja hääl, ma lastega saab käidetud siis. Ja lastega veel, hetkel meie huultelt kõlab viis. Kesta edasi, me armas Eesti, kõlavad vabaduse hüüded väes. Meid ei hävita mitte keegi, sest meil palveks koos on käed. Jumal me üleval pakku ja hoidku Eestit. Mul uhke on olla eestlane, mis siis, et meid on vähe veel. Me ikkagi paistame kaugele, täp kaardil Eestist suureneb. Eestlane olla on uhke ja hääl, ma lastega saab käidetud siis. Algul need olid ka mitkas kogu aeg, kui oli tõusi üles ja oli laud. Meid ei hävita mitte keegi, sest meil palveks koos on ja hoidku Eestit. I läks Martin suur. I can't see him right now. Ja, õige.
No sellel on peal, kleps peal ka küll. Ai, seal on klaasid peal. See on klaasid? Jaa, jah. See on graveeritud.